Tere hommikust, 3 minuti kuulaja. Täna võtan luubi alla venelaste öise rünnaku Odessa linnale. Teen otselülituse Eesti Luterlikku Akadeemiasse ja küsin, kas püha Kukša ikka kaitseb Odessat. Et kuidas see rünnak võimalikuks sai? Hallo, Akadeemia, te olete eetris. Palun pange raadio vaiksemaks. Armsad kuulajad! Kuigi Odessat tabanud traagiline raketirünnak ja selle tagajärjed on sügavalt kurvastavad, ma kinnitan, et püha Kukša kaitseb Odessat. Aga siin on üks aga. See kaitse ei tähenda, et Jumal või pühakud sekkuksid igasse füüsilisse rünnakusse, hoides ära iga kahju, vaid pigem on nende kaitse sügavamal, vaimsemal tasandil, mis väljendub erinevates vormides. Jumala ja pühakute kaitset on vaja mõista teoloogiliselt. Meie kristlikus arusaamas ei ole Jumala kaitse alati lineaarne või imeline sekkumine, mis takistaks iga negatiivset sündmust. Pigem on see sügav ja kõikehõlmav providence ehk jumalik ettehooldus. See tähendab, et Jumal on kõikjal olev ja tegutseb maailmas pidevalt, suunates sündmusi isegi läbi inimlike tegude ja valikute. Kaitse ei pruugi väljenduda pommiplahvatuse ärahoidmises, vaid hoopis selles, kuidas inimesed traagilisele sündmusele reageerivad. Püha Kukša, nagu ka teised pühakud, on eeskätt eestpalvetajad ja vaimsed kaitsjad. Nende kaitse ei pruugi olla füüsiline kilp, mis hoiab iga raketi eemal. Selle asemel väljendub see Odessa elanike vaimujõus, vastupanuvõimes ja usus, mis ei purune ka kõige raskematel hetkedel. Pühakud innustavad inimesi üles ehitama, toetama üksteist ja hoidma kinni lootusest. Püha Kukša palvete läbi võib Jumal anda inimestele vastupidavust ja julgust, et toime tulla kohutava reaalsusega. See kaitse aitab säilitada linnavaimu ja identiteeti isegi füüsilise purustuse keskel. See on sisemine, püsiv kaitse, mis annab jõudu edasi minna ja taastuda. Jumala kaitse Ukrainale väljendub riigi erakordses ühtsuses, vapruse ja rahvusvahelises toetuses. Kuigi sõda toob kaasa suuri kannatusi, on Ukraina näidanud üles tohutut vastupanuvõimet, mis on paljudele usklikele märk Jumala toetusest. See ei tähenda, et Jumal sanktsioneeriks sõda, vaid pigem seda, et ta on kohal kannatavate inimeste keskel, andes neile jõudu ja lootust. Jumalik ettehooldus väljendub ka selles, kuidas rahvusvaheline kogukond on mobiliseerunud Ukrainat toetama. See on justkui Jumala käsi, mis tegutseb inimeste kaudu. Kristlik teoloogia ei väldi kannatuste teemat. Meie usk tunnistab, et maailmas on kurjust ja valu, kuid samal ajal pakub see lootust ja lunastust. Traagiline raketirünnak Odessas on kurjuse tegu, mis on osa pattu langemisest ja vabatahte negatiivsetest tagajärgedest. Kuid isegi sellistes olukordades on Jumal kohal, pakkudes lohutust ja andes inimestele jõudu edasi elada, üles ehitada ja õigluse eest seista. Seega, mina kinnitan, usun ja tean, et nii püha Kukša vaimne eestpalve kui ka Jumala igakülgne ettehooldus kaitsevad Odessat, Ukrainat ja Eestit, mitte alati füüsiliste kannatuste vältimisega, vaid andes neile vastupanuvõimet, lootust ja sisemist jõudu toime tulla ka kõige pimedamatel aegadel. Olge hoitud! Jumal armastab teid, olge hoitud, olge õnnistatud! Suur tänu nende imeliste, rahustavate ja tõeliselt kõrgvaimsete selgituste eest. Head kuulajad, need olid tänased 3 minutit. Jälle kuulmiseni!